USA sõjavägi paljastas just kõige suurema bluffi ja Iraani blokaad on täielikult purustatud. Nagu näete, on see meeleheitel režiim nädalate kaupa väitnud, et nad on maailma kõige olulisema veetee varustanud surmavate allveemiinidega, esitades laevadele väljakutse see piir ületada. Aga täna hommikul, lausa päevavalges, sõitsid raskelt relvastatud Ameerika sõjalaevad otse läbi selle kitsaskoha, ilma et keegi oleks neid takistanud. See on esimene kord, kui midagi sellist on juhtunud pärast sõja algust. Ja see juhtub just ajal, mil Iraan vajab kogu võimalikku mõjujõudu, et läbi rääkida endale sobiv lepe. Vaadake ise, pärast kogu seda vaherahu ülekurtmist ja ähvardusi loobuda, kui USA ei veena Iisraeli Liibanonis vaherahu kehtestama, ilmusid Iraani ametnikud lõpuks siiski läbirääkimistele kohale. Tegelikult jõudsid nad Pakistani isegi enne, kui USA lennuk maandus. Järgmisel päeval saabus ka USA delegatsioon. Asepresident J.D. Vance tuli lennukilt maha ja kohtus Pakistani ametnikega enne läbirääkimistele suundumist. Nüüd vaatame täpselt üle, kes Iraani poolelt kohale tulid, sest see näitab meile palju sellest, kui tõsiselt nad neid läbirääkimisi võtavad. Aga enne kui me seda teeme, räägime neist USA sõjalaevadest. Näete, täna hommikul läbisid 2 USA sõjalaeva Hormuzi väina, sisenesid Pärsia lahte ja tulid siis jälle välja. See on esimene kord pärast sõja algust, kui USA sõjalaevad on tegelikult sisenenud Pärsia lahte. Nüüd on üks Iraani riiklik meediakanal, mis väidab, et seda tegelikult ei juhtunud. Sõjalaevad üritasid tegelikult sisse sõita, kuid Iraani merevägi ähvardas neid ja nad pöörasid tagasi. Aga samas on see sama kanal viimaste nädalate jooksul korduvalt vahele jäänud valetamises. Ja lisaks sellele kinnitavad nüüd 3 erinevat väljaannet, et 2 USA sõjalaeva liikusid idast läände, sisenesid Pärsia lahte ja tulid sealt tagasi välja. Ja kõige selle kõrval saame vaadata ka lihtsalt satelliidi andmeid, nende sõjalaevade asukoha andmeid. Ja me näeme, et see teekond tõepoolest toimus ning see juhtus lausa päevavalges. See oli mitmetunnine missioon, mis toimus täpselt siis, kui kõik said seda näha. Nii et kui Iraan oleks tahtnud midagi teha, oleks nad saanud, aga nad ei teinud seda. USA ametnikud kinnitavad samuti, et see läbimine ei olnud Iraani võimudega kooskõlastatud, mis tähendab, et sõjalaevad lihtsalt läksid sisse ja tulid tagasi välja. Praegu me täpselt ei tea, mida nad tegid. Võib-olla pidi see lihtsalt olema sõnum, et USA-l on nüüd relvarahu kehtides vaba voli väinas liikuda. Võib-olla saatsid sõjalaevad tankerid Pärsia lahte ja tagasi välja. Või võib-olla eemaldasid nad miine. Me täpselt ei tea, aga me teame, et iraanlased olid varem väitnud, et Hormuzi väinas on miinid. Kuulake, see on pärit Iraani asevälisministrilt, kes kinnitas seda infot alles 2 päeva tagasi. See tähendab, et see intervjuu on pärit 9. aprillist. Hormuzi väin on avatud. Muidugi on tehnilisi piiranguid sõjatsooni tõttu ja paljude meetmete tõttu, mida Iraan sõja ajal, selle agressiooni ajal Iraani vastu rakendas. Nii et on olemas mõned tehnilised piirangud ja sellepärast peavad kõik laevad, mis soovivad Hormuzi väinast läbi sõita, suhtlema meie armee ja meie sõjaliste kontaktpunktidega seal. Selle väina piirangute tõttu ja see väin on väga kitsas, see asub meie territoriaalvetes ning ka Omaani territoriaalvetes. See asub meie vetes. Seega peame olema väga ettevaatlikud tankerite ja laevade ohutuse ja turvalisuse tagamisel. Need tehnilised piirangud on väga tihedalt seotud sõjaolukorraga ja nende eemaldamine võtab aega. Seega on turvaline läbipääs tagatud. Hormuzi väin on avatud, kuid loomulikult peab iga tanker ja iga laev tegema vajalikud kokkulepped Iraani võimudega, et saaksid sellest väinast turvaliselt läbi sõita. Nüüd ütleb ta, et Iraanil on nende miinide kaart ja seepärast peavad laevad Iraaniga kooskõlastama, et saada turvaline läbipääs Hormuzi väinast. Nüüd, ma ei ole päris kindel, kui tõsi see on, sest alles eile teatas New York Times, et Iraan ei suuda tegelikult üles leida neid miine, mille ta ise paigutas. See võib olla sellepärast, et neil ei olnudki kunagi kaarti. Või võib olla sellepärast, et inimene, kes tegelikult töö ära tegi, kes miinid paigutas, omas kaarti ja maeti sügavale maa alla punkrisse, kus ta varjas end Ameerika rünnakute ajal. Nii et me täpselt ei tea, aga siin tahaksin ma rääkida teooriast, mida mõned inimesed on viimastel päevadel välja pakkunud.
Põhimõtteliselt väitsid nad, et Iraan ei pannudki tegelikult veealuseid miine. Nad lihtsalt ütlesid avalikult, et nad tegid seda. Nii et laevad, eriti tsiviillaevad, olid liiga hirmul, et riskida. Ja see blokeeris tõhusalt Hormuzi väina, kuigi Iraan tegelikult ei teinud midagi, et see ohtlikuks muuta. Aga see on ainult teooria. Tegelikult pole meil selle kohta tõendeid. Ja lisaks sellele, et seda teooriat veidi ümber lükata, andis president Trump ise täna hommikul välja avalduse, milles kinnitas, et USA väed viivad tegelikult läbi miinitõrjemissiooni. Vaadake ise. Ainus asi, mis Iraanile enda kasuks on oht, et laevad võivad sõita nende meremiinidel otsa. Muide, kõik nende 28 miinipaigalduslaeva lebavad samuti merepõhjas. Me alustame nüüd Hormuzi väina puhastamise protsessi, tehes seda teene korras riikidele üle kogu maailma, sealhulgas Hiinale, Jaapanile, Lõuna-Koreale, Prantsusmaale, Saksamaale ja paljudele teistele. Uskumatul kombel puudub neil julgus või tahe seda tööd ise teha. Väga huvitaval kombel suunduvad aga paljude riikide tühjad naftat vedavad laevad Ameerika Ühendriikidesse, et laadida peale Ameerika naftat. Nii palju kui mina aru saan, ja ma tahan selgelt öelda, et ma ei ole mereväe ekspert, ning lisaks sellele on USA sõjaväel võimekusi, millest avalikkus ei tea. Aga nii palju kui mina tean avaliku teabe põhjal, ei ole 2 sõjalaeval, mis läbisid Hormuzi väina, tegelikult arenenud võimekust miinide tuvastamiseks ja eemaldamiseks. Seega, ma ei ole päris kindel, kas need 2 sõjalaeva olid seal miinide eemaldamiseks või on käimas või kohe algamas mingi muu protsess, mille eesmärk on miinid eemaldada. Aga siiski, 2 sõjalaeva liikumine sisse ja välja Hormuzi väinast on kindlasti suur asi, eriti arvestades, et see juhtus keset päeva, nende transponderid olid täielikult sisse lülitatud ja kõik nägid seda. Me peame eeldama, et Iraan kaotab veidi oma mõjuvõimu, kui Hormuzi väin avatakse igasugusele liiklusele, mida Iraan ei soovi sinna lubada. Iraan on avalikult öelnud, et nad ei lase ühel päeval Hormuzi väinast välja rohkem kui 15 laeva. Praegu on liiklus sellest piirist tunduvalt väiksem või võib olla selle lähedal. Aga kui see piir ületatakse, tähendab see, et Iraan kaotab veidi oma mõjuvõimu. Nüüd, rääkides läbirääkimistest. Arva ära, mida Hiina teeb samal ajal, kui Pakistanis käivad läbirääkimised. USA luureandmed näitavad, et Hiina valmistub lähinädalatel tarnima Iraanile uusi õhutõrjesüsteeme. Süsteem, mida Peking valmistub üle andma, on õlalt lastavad õhutõrjeraketid, mida nimetatakse manpadsiks. Need manpadsid kujutasid kogu sõja vältel asümmeetrilist ohtu madalal lendavatele USA lennukitele ning võivad seda teha uuesti, kui relvarahu peaks lagunema. Tuletame ka meelde, et pärast päästeoperatsiooni, mis toimus vaid nädal tagasi, kinnitas president Trump pressikonverentsil, et alla kukkunud F-15 kukkus alla just kaasaskantava õlalt lastava raketi tõttu, mis tähendab, et kasutati manpadsi. Seega, kui manpadse peaks juurde tulema, tekitakse USA õhujõududele märkimisväärse probleemi, kui relvarahu peaks lagunema. Aga õnneks on meil mõned positiivsed uudised Pakistanis toimuvatelt läbirääkimistelt. Vaadake nimekirja inimestest, kes tulid Iraani poolelt. Me ei tea täpset arvu, kuid hinnangute põhjal oleme näinud, et Iraani delegatsioonis oli umbes 70 inimest, kes tulid läbirääkimisi pidama. Neil on majanduseksperdid, diplomaatiaeksperdid ja julgeolekueksperdid. Põhimõtteliselt on kõik kohal. Isegi see inimene, kellest me eile rääkisime, Mohammad Bagheri, keda IRGC surus delegatsiooni, et ta esindaks IRGC seisukohti või positsiooni läbirääkimistel. Ka see mees on kaasatud. Selle delegatsiooni suurus ja koosseis ütlevad meile midagi. See tähendab põhimõtteliselt, et Iraan võtab seda tõsiselt ja võib-olla loodavad nad läbiräägitud kokkuleppele, millega nad saavad elada. Nüüd, eilse video põhjal mõned teist võivad mäletada, et enne kui Iraani delegatsioon Iraanist Pakistani suundus, ütles delegatsiooni juht, et 2 relvarahu kokkuleppe tingimustest ei olnud täidetud. Ja see tähendas, et Iraan kavatseb põhimõtteliselt läbirääkimistest lahkuda. Tema sõnul ja tema avalduse kohaselt olid need tingimused relvarahu Liibanonis ja teiseks Iraani külmutatud varade vabastamine, põhimõtteliselt Iraani sanktsioneeritud raha. Nad tahavad seda raha tagasi. Nüüd, arvake ära. Me teame kindlalt, et üks neist tingimustest ei olnud täidetud. Liibanonis ei ole relvarahu, isegi praegu, kui me räägime. Iisrael on viimase 24 tunni jooksul rünnanud üle 200 Hezbollah sihtmärgi. Ja lisaks sellele ütlevad USA ametnikud ka, et nad ei olnud tegelikult kunagi nõustunud vabastama ühtegi Iraani külmutatud vahenditest relvarahu nimel. Ja tead mis?
Nad ei vabastanudki neist midagi. See tähendab, et hoolimata sellest, et kumbki tingimus sisuliselt ei täitunud, läksid iraanlased ikkagi Pakistani ja iraanlased peavad praegu läbirääkimisi. Tegelikult, kui ma seda pühapäeva hommikul salvestan, tundub, et läbirääkimised on suletud uste taga kestnud juba üle 4 tunni. Meil on asepresident J.D. Vance, kes peab läbirääkimisi Iraani delegatsiooniga ning mõlema poole eksperdid peavad omavahel läbirääkimisi. See ütleb meile natuke, et Iraan on meeleheitel. Ja võib-olla ma tõlgendan olukorda valesti, sest see on veidi isiklik arvamus. Aga minu arvates ütles Iraan avalikult, et kui neid 2 tingimust ei täideta, siis me ei tule. Ja USA oli nagu, me pole tegelikult kunagi nende 2 tingimusega nõustunud. Nii et me ei kavatse neid praegu täita. Me ei kavatse neid tingimusi täita. Nii et hoolimata avalikust kommentaarist, et nad ei tule, tuli Iraan ikkagi läbirääkimistele. Nad tõid kaasa suure saatjaskonna, põhimõtteliselt suure delegatsiooni läbirääkimisteks ja nad peavad läbirääkimisi väga kaua. See näitab meile, et Iraan tõesti tahab neid läbirääkimisi. Ja lisaks sellele muidugi võib olla, et Iraan lihtsalt bluffis, kui ta selle avalduse tegi, eks. Võib-olla oli see midagi, mida ei olnud läbi räägitud ja Iraan tegi selle põhimõtteliselt viimasel hetkel avalikuks, lootuses, et äkki USA annab neile rohkem, kui nad väärivad. Aga USA jäi oma seisukohale kindlaks ja Iraan oli nagu, okei, me proovisime, tasus proovida, eks. Ja nad tulid igal juhul läbirääkimistele tagasi. Igal juhul ei ole Hezbollah ega Liibanoni rahvas selle üle õnnelikud, sest nende jaoks näib, et Iraan jättis nad pärast avalikke avaldusi täielikult maha. Ja nüüd nad peavad läbirääkimisi. Nad peavad läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega samal ajal, kui Iisraeli Hezbollahi sõda veel kestab. Nii et ma olen kindel, et see on miski, millega Iraan tõenäoliselt rahul ei ole. Nüüd on neil ühe oma käsilasrühmitusega nõrgemad suhted, kuid vaatame siiski, kuidas läbirääkimised kulgevad. Praeguse seisuga käivad läbirääkimised, kuid meil ei ole tegelikult ühtegi teadet selle kohta, millest räägitakse, milles kokku lepitakse ja milles ollakse eriarvamusel. Kui need teated lõpuks tulevad, teen kindlasti teile uue video. Kui need teated lõpuks tulevad, teen kindlasti teile uue video. Seniks, minu nimi on Sam, näeme järgmises videos. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi vaatama ja uurima, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult tagasi aastasse 1979 minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraani Karjari dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Tead mis, just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui sind huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja kuula seda. Saad seda vaadata, klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates lõpuekraanil olevale videole. Põhimõtteliselt videole, mis on sinu ekraanil.